meil on täna sünnipäev 25 aastat, see on terve veerand sada. Mõtle, kui kaua on see külaselts juba koos olnud. Noored inimesed tegid külaseltsi, nüüd hakkavad vanaks jääma, aga uued noored on asemele tulnud, nii et elu läheb edasi. Mis siin siis toimub? Supi keetmine hakkab varsti peale. Ega tühi kott ei seisa püsti ja see pole muud, kui tuleb suppi teha. Kõht täis süüa. Hästi, muidu jõu ära kuulata, mis räägitakse. Jah, muidu pidu aeg kõht tühi. Kas supi jätkub ka supi jalajale? No, püüame. Kult minu käes. Kas siis koogid kõik on valmis? Valmis. Näed, Jüri ka ja siis ongi... Porgand. Mis seal kupli all peidus on? Lihaperukat. Olemast Pajusi külaselts saab 25-aastaseks. Nii et kõik toredad tegijad ja külaelanikud väga äge. Et kus siis veel, kui mitte siin täna Pajusis. Sain enda oma selles mõttes kätte. Raudvald tuli eile välja. Väike maailma palaneid ka. Ära Jüri niimoodi filmi. Nii lähedalt ei tohi. Jumal, kõik kutsud tulevad. Sul on ju peal võõpa ka ju. Ei ole midagi võõpa peal. Võõpa ei ole maha. Tahavad ikka noored tüdruk. Tere veel teist korda nendele inimestele, kes julgevad istuda ja nendele, kes seisavad ka. Tänase päeva põhjus on, et Pajusi külaselts on märkamatult saanud 25-aastaseks. Ja päevakava algab ajalooloenguga ajaloominutit Raivo Sunilt. Edasi rääkiksin viimase 5 aasta tegemistest Pajusi külaseltsis, siis esineb Pajusi rahvamaja tantsurühm, siis on külaliste sõnavõtud, peale seda esineb rahvamuusik ja aasta pillimees Martin Arak. Ja tegime kavasse väikse muudatuse, kuna ilmataat lubas seda kevad-talvist edasi, et sööme suppi ka lisaks kohvile ja tordile, et natukene sooja sisse saada. Ja pärast siis on ka tehnika abil võimalik tantsu lüüa, kui külm hakkab, või ka ilma külmaks hakkamata tantsu lüüa. Aga aeg on raha, nagu öeldakse, ja täna on suur muuseumite öö ja igal pool on kiire. Palun, Raivo, sa tutvustad natuke ja siis juhatad meie päeva ajalooliselt. Aitäh, Jüri. Tere, Pajusi rahvas. Mõned inimesed on mul siit niimoodi tuttavad kohe eelmisest korrast, kui ma käisin Pisisaares kohtumas siinsete inimestega. Ja ma mõtlesin, ma võib-olla peaks rääkima mõne sõna iseendast, et miks ma siin olen ja kes ma selline olen. Ja kui ma hakkasin mõtlema selle peale, et me räägime ajaloost, siis mulle endale tundub ka, et ma olen ka ise üks ajalugu varsti. Muidugi need inimesed, kes on minust vanemad, on veel suuremad ajalood kui mina. Aga kindlasti on siin mingi hulk inimesi, kes mäletavad seda aega, kui ma tegin televisioonis saateid, olin saatejuht. Kindlasti on siin mingi osa inimesi, kes mäletavad seda, et ma töötasin mõnda aega Põltsamaa vallavalitsuses. Aga täna ma mõtlesin, ma tulen siia hoopis kolmandas rollis, selles rollis, millisena ma samastan ennast kõige rohkem täna. Ja ma olen nimelt Tartu Ülikooli nooremteadur, ma olen tegelikult kaitsnud hiljuti magistrikraadi arheoloogias, ajaloos ja ma täna olengi siin rohkem selleks, et rääkida natukene ajaloost. Kuigi see teema, mis teemal mina kaitsesin oma töö, on väga kaugel võib-olla sellest Pajusi külaelust ja mingil määral isegi
no ütleks isegi tead kogu Põltsamaast, et see konkreetne fookus, millega mina oma uurimistöös tegelen, on arheokeemia, ehk siis mina uurin arheoloogilisi materjali keemiliste meetoditega. Ja see on selles mõttes nagu väga põnev, et oma töös, erialases töös ma tegelen nii pisikeste asjadega nagu aatomid ja nende aatomite nii-öelda teisenditega, isotoopidega ja nende isotoopide kaudu võib-olla selline väga üldine sissejuhatus on see, et nende isotoopide kaudu on tegelikult võimalik öelda meil väga palju selle kohta, mida need inimesed, kes kunagi tuhandeid aastaid tagasi elasid, mida nad sõid ja kust kohast need pärit on ja mina tegelen just sellise päritolu uuringutega. Aga täna ma olen siin ikkagi arvatavasti, või Jüri kutsus meid siia rohkem ajalooseltsi, Põltsamaa ajalooseltsi inimesena, kes võiks rääkida mõnda asja siit Põltsamaa piirkonnast. Ja ma võib-olla nagu alustaksingi sellest, et päris viimane asi, mille kallal ma natuke olen istunud, on üldse selline nagu ajaloo populariseerimine või ajaloo teadvustamine Põltsamaa piirkonnas. Et võib-olla te olete teadlikud sellest, et kunagi veel enne teist maailmasõda moodustati üks niisugune väike selts, muuseumisõprade selts, kes võttis endale eesmärgiks Põltsamaa lossi muuseumi asutamise. Ja see on selles mõttes nagu huvitav, et 30. aastatel nad selle muuseumitoa asutasid ka, aga ilmselt see selline inimeste teadlikkus ajaloost ja soov ajalugu talletada, uurida, seda kuidagi väärtustada oli natuke teine, nii et selle seltsi tegevus lõpuks ikkagi kuidagi sumbus ja taandus, nii et päris sellist nagu õiget muuseumi Põltsamaal 30. aastatel ei tekkinudki. Et oli küll selline muuseumituba, aga päris sellist suurt muuseumit, nagu meil tänapäeval on, et seda ei olnud tookord. Ja läks päris üksjagu aega, siis kui Eestis läks käima suur muinsuskaitse liikumine, siis loodi selle tuules ka Põltsamaale Põltsamaa muinsuskaitse selts. Et ma ei tea, kas teie keegi mäletab sellest midagi? Mõned mäletavad, Lea mäletab. Et tõesti, et 87. aastal, umbes samal ajal, kui moodustati Eesti muinsuskaitse selts, moodustati ka Põltsamaa muinsuskaitse selts. Ja mul oli hiljuti väga selline põnev võimalus kirjandusmuuseumis tutvuda ühe õpilase uurimistööga, kes kirjutaski Põltsamaa muinsuskaitse seltsi ajaloost. Ja muidugi mõeldes sellele ajale 87-88 aasta, üks selline suur rahvuslik ärkamisaeg, laulev revolutsioon, inimeste suur vaimustus, kogu selliste rahvaliikumistega kaasa minna, tõi väga suurt sellist toetust ka Põltsamaa muinsuskaitse seltsile, et kui siis muinsuskaitse selts moodustati, siis asutajaliikmeid oli seal 19. Ja nendes mälestustes on kirjas ka, et paljud inimesed tookord ei julgenud ennast veel siduda selliste asjadega. No mine tea, et kuidas see riigivõim pöördub ja kas see, kui sa paned kuhugi allkirja või liitud mingisuguse liikumisega, võib sulle kuidagi kurjalt kätte maksta, sest kõigil oli ikkagi veel kindlasti sinul rääkida. Suur aitäh sulle. Aga aitäh. Ma kuulsin, et sul seda raamatut ei ole. Ei ole. Aitäh selle raamatuist ka. Piirkonna ajalugu ma ikka korjan. Ja siin ongi vaated vanadele ajalehtedele, et vanad ajalehed on väga tänuväärne materjal, kus leiab midagi niisugust, mida ise ei tea. Aga aitäh teile. Aitäh lähemale ja räägiks viimase 5 aasta ajaloost siin Pajusi pargis, võib öelda, ja külamajas, et kui me vaatame siin neid lipumaiste ja seda müüri, mis on Aivar Koka poolt rahastatud viimane suurem katusse raha, mis aitas selle meil taastada 21. aasta sügisel. Ja 22. aasta veebruaris siis me tegime esimest korda vabariigi aastapäeva puhul lipu heiskamise hommikul, ütleme, et see on circa 7:30 aeg. Et nii ta on sellest 22. aasta 24. veebruarist toimunud, mis on mõnes mõttes Euroopa rahvastele ka niisugune kehvane päev, aga vähemalt meie riigi sünnipäev. Ja kui hakata nüüd
küla poole tulema, siis inimesed kogu maailmas lähevad üha enam elama linnadesse. Maaelu aga püsib vaid toimivatel küladel. Iga küla kujunemise lugu on tähtsündmuste rida omamoodi erinev. Aga põnev on otsida ja leida, mis neist täna silma hakkab. Ja siis ma natukene räägikski siis, mis me oleme teinud, et sellel aja jooksul, viimase 5 aasta jooksul on toimunud 2 üldkoosolekut, kuna juhatus valitakse iga 3 aasta tagant. Ja nüüd need 2 korda on niimoodi läinud, et kandidaate pole mitte ühtegi ja Jüri räägitakse pehmeks. Et me suitsu ei jälgi, aga lihtsalt keegi peab olema. Ja nii süsteemitult kui süstemaatiliselt 22. aastal 4. märtsil oli naistepäeva tähistamine, kus meil oli külas Lauri Läänemets ja tema nõunikuga, kes vahepeal sai ka põllumajandusminister olla, tema tegi muidugi sauna eesruumis tööd. Siis toodi 22. aprillil 2022. aastal Jüriöö tuled Põltsamaa lossi hoovi ja sealt sai ka Jüriöö tuli toodud Pajusi külamaja juurde ja tegime väikse koosistumise. Ja viimane jaanipäev külaseltsi poolt sai 22. juunil 2022. aastal peetud, kuna Pajusi rahvamaja eesotsas Maia Lepistega on nii tubli, et iga aasta toimub Pajusi pargis jaanituli, et me saame lihtsalt osa võtta, maru lihtne on, muiku tule ja naudi seda jaanipäeva. Ja tänavaastane vallajaanituli põhirõhk peaks olema Puurmanis. 23. aastal 5. augustil oli suurepärane etendus Pajusi teatri poolt, kus nad lavastasid Kärneri tütre kuju puhul näitemängu. Kärneri tütre kuju on teil selja taga. Ja oli hästi meeldiv ja südamlik lugu. 12. oktoobril 2023. aastal oli kurb sündmus, et 2 puud suutsid niinimetatud Pajusi laululava ära lõhkuda. Aga Põltsamaa vald oli nii tubli ja 24. aasta lõõtsapäevaks oli see juba taastatud. Ja kuna seda ajalugu ja alguslugu on juba nii palju räägitud, et asutajaid oli 8 liiget, et te teate igasuguseid neid muinasjuttusi, kus on 1 ja 7 ja nii edasi tegelast, et meil on ka see niisugune nagu muinasjutuline algus, aga kahjuks on 2 asutaja liikme elu silmapiiril ja jälgib meid. Need on Eino Suting ja Lembi Tolup. Et tema mälestuseks, Eino Sutingu mälestuseks sai 7. juulil eelmisel aastal avatud ka mälestuspink, mis on siin minu selja taga. Ja mis me siis teeme? Ega me eriti midagi ei tee. 1 kord aastas oleme püüdnud ekskursioonil käia. Oleme käinud Lõuna-Eestis, Narvas, Toilas. Hiiumaal olime sunnitud 2-päevase ekskursiooni tegema. Eelmine aasta käisime Kihnus. Ja siis tulevad niisugused traditsioonilised asjad nagu teeme ära, talgupäevad, jõulupeod, unustatud mõisatel osalemine, vestlusringid, mudajooksul, lõõtsapäevadel oleme taustajõud, abilised. Iga aasta oleme andnud kalendri välja, kus on sünnipäevalapsed ära märgitud. Sünnipäevalapsele juubeli puhul viime tagasihoidliku väikese küünla, meenutamaks, et külaselts on neid meeles pidanud. Uute kodanike suhtes oleme istutanud Tammet Parki, kes on sündinud. Eelmine aasta sündis meil peaaegu jõululaps Sofia
et ikka väikest viisi järelkasvu on tulnud. Ja kust me siis seda raha saame? Raha saamisega läheb iga aasta järjest keerulimaks. Ehk siis meie Rahvamaja poolt ja rahvatantsurühma poolt Kaljaan tantsiksime teile 2 tantsu. Üks on siis selline tore Reilender ja teiseks tantsuks on pealkirjaga Teise küla pidu. Et väga selline sobilik sellele tänasele päevale siia teile.
vaimus. Aitäh! Meie poolt aitäh tähelepanu eest ja päev võib edasi jätkuda. Suur tänu alati, te olete aitanud kultuuri poole pealt, muusika, tantsu poole pealt Pajusi külaseltsi välja. Kunagi te pole ütelnud, et ei saa ega ei ole võimalik, et mis ma oskan soovida. Edukat laulupeotule vastuvõtmist ja veel edukamat esinemist laulu- ja tantsupeol. Absoluutselt ja ma võingi kohe siia lisada, et 27 on meie suur ühine tule vastuvõtmine, ehk siis siit Adavere poolt ta tuleb ja ma loodan kõiki neid särasilmseid külalisi siin näha, kas pargis lehvitamas või Rahvamaja juures siis nagu sõnavõtud või tervitused ja Raivo tegi niisuguse sissejuhatuse ära, et ühel proual pidi hästi kiire olema, et ma usun, et kui te lubate, siis tema oleks esimene. Armas Pajusi külaselts, esindus ja proua, kes on hulka aastaid seda külaseltsi elu vedanud ja head külalised ja kohalikud. Mina siis toon tervitusi Esku külaseltsi poolt, et meil läheb veel 4 aastat aega jõuda teieni 25 järgi, aga te nippate eest ära, aga ma arvan, et ei ole midagi. Koostööd oleme me senini teinud ja ma arvan, et me teeme seda jätkuvalt edasi. Nii et ajalugu mina rääkima ei hakka, Raivo rääkis, kuigi oleks palju kõnelda veel, aga teeme seda järgmine kord. Aga südamest palju õnne jätkub ja et ikkagi rahvas oleks kohal, käiks ükskõik milline üritus või milline sündmus on, kas või astuge iga päev läbi, mis teil viga. Teil on oma kultuurimaja ja külamaja. Aitäh! Tere teile, hea Pajusi rahvas! Palju õnne sünnipäevaks, täna kutsuti sünnipäevale. Kiidan teid väga selle eest, et te olete selle 25 aasta jooksul julgenud hästi julgelt unistada. Esimese arengukava tegemisel, kes seal olid juures, meeletult ägedad mõtted, meeletult ägedad plaanid. Ja kiidan teid väga, et te olete julgenud neid unistusi ka ellu viia. Et 25 aastat tagasi te mäletate, mis siin oli, mis seal oli. Aga väga palju olete jõudnud, väga palju olete teinud. Soovin, et teil jätkuks tahtmist ja neid unistusi palju, mida veel aastate jooksul ellu viia. Sa ütlesid, Jüri, küll, et me ei ole midagi teinud. No ära räägi. Iga aasta teete midagi ja olete tublid ja minu arust on kõige ägedam just see, et te käite koos. Igal sündmusel olete te siin külamajas, on tuled sees ja te olete koos ja et praegusel ajal on kodust välja saamine minu arust ka üks väga raske ettevõtmine, aga teie olete seda ikkagi teinud. Ei saa sind alt vedada. Täpselt. Ja mis ma kaasa võtsin? Ma võtsin kaasa teile jälle hoolt ja vaeva nõudvaid taimekesi, et täna Türi lillelaada päev, et täna ongi kompleks lilli kinkida ja need on minu praegused 2 kõige suuremat lemmikut, nii et las nad kaunistavad teie küla, leidke neile kena koht ja palju õnne, palju edu, head koostööd. Aitäh! Tänu Reedale see asi nii kaugele on jõudnudki, et kui oli meil armas väike Pajusi vald, siia ikka panustati nii tohutult, et ma ei oskagi enam Reeda ametikohti ära öelda, mis ta oli arendusnõunik ja abivallavanem ja vallavanem ja kõik alati ta tuli meiega kaasa, läksid, palusid, Reet oli alati olemas. Et suuremad projektid on kõik tema abiga tehtud ja Pajusi vald ei keeldunud kunagi oma osaluse maksmisest, et ei olnud üldse probleemi. Kõigepealt siis kimbuga õnnitused valla poolt. Öeldi, et kingitus tuleb, õige kingitus tuleb postiga pärast järele. Sellepärast see Omnimaa suur auto sõitiski siin täna. Ilmselt läks vale koha peale, et te olete tublid olnud hakkama saanud ja loodame, et tulete järgmised 25 sama tublid edasi.
nii, ja siis Tapiku külade selts soovib teile ka jätkuvalt õnne. Oleme kadedad parusate mööda meist praegu. Me oleme nii noored teie kõrvalt veel. Ei ole midagi. Aga aitäh ja edu teile ka. Ka mõne aasta noorem veli. Aga ega see ei takista koostööd ja ikka me oleme aastakümneid, ehk siis päris suhteliselt ammu aega. Tean juba Riina oli see, kes kogu aeg vedas koos teiega neid igasugused toredaid asju ja püüame edaspidi samamoodi ka edasi minna ju. Nii et. Aitäh. Ma panin kõik asjad kaasa. Palun, oma käega muidu äkki jääb minu näpu vahele midagi. Aitäh ja edu. Tere ka minu poolt. Ma ei tea, kus otsast alustada, ausalt öeldes. Tulles täna Jõgevalt siia, mõtlesin, et panen GPS-i sisse, et vaatan, kuidas kõige kiiremini Pajusisse saab. Ja kui sa kirjutasid Pajusi, proovige. Jõgevalt tulles, kelle maja juurde viib teid GPS? Arvake ära. Maili maja. Ta ei lase paremale pöörata, nõuab vasakule pööramas, kui tuled sealt poolt. See näitab seda, et kui on olnud kunagi üks hing, mis on väga suure seltskonnale korda läinud ja kogu see seltskond on täna ise üks suur hing, siis tegelikkuses on võimalik kõik asjad. See, mis siin külas ära tehtud, on rohkem kui uskumatu. Meil Ailiga on nagu lihtne, tema teab, kus minu abikaasa on sündinud. Mu abikaasa ema ei teadnud seda. Ega isa. Me tulime kunagi Aili siia ja Aili näitas, et see puukuur oli siin vanasti, et see on see koht, kus sinu naine on sündinud. Nii et midagi teha ei ole Pajusiga, kui sa saad kõige kallima asja kätte, siis pead ju siin Pajusis käima ja olema. Mul meenub siin see pikk oli natuke siin pool, kui me käisime Hiina kui siis parlamendisaadikutega siin teil külas. Et nad olid nõus kõik ära ostma. Nende jaoks oli see nagu väike suvila koht kusagil. Aga väga hea, et ei müüdud maha, sest tänaseks on terve see piirkond väga ilusaks tehtud. See töö, mida te olete siin pargist alates selle külamajaga lõpetades ja kõik, mis siia vahele jääb teinud, on uskumatu. Need üritused, mida te olete korraldanud, ma tean, mäletan neid aegu maavanemana, siis ma alati imetlesin selles, et käisid erinevates külades üritused, sest teil oli park alati rahvast täis, nii nagu täna siin. Nii nagu täna olete te kõik siin koos ja teil on olnud nii palju raha, et isegi ilusa ilma täna siia tellisite. Siis, et eile sadas ja hirmutab, et homme ka sajab. Mõtlesin, et mis ma kingiks toon. No Aililiga on lihtne. Temal on praegu niimoodi, ma saan aru, et ta ei julge kepiga käia. Aga kui see on nagu vihmavarjuna, see selline natukene puhkema ka. Aga ütleme, et sa saad, kui homme on vihmane ilm, saad peale, aga muidu saad koju minnes, paned selle jälle kokku ja siis saad nagu töö ära teha. Ja kui tuul ka on, lükkab takka. Ja lükkab takka, hoiad niimoodi kurje. No, ma mõtlesin, et majja peab midagi tegema, et tänapäeval on hästi raske kingituste teha, kõik peab olema taaskasutatud. Et ega ma ütlen, et kui sa kuhugi lähedki midagi selga paned, siis pead ütlema, et ülikond on vähemalt vanaema või vanaisa oma, et kui sa enda oma, et siis ei ole taaskasutatud. Siis mõtlesin, et puit on selline asi, et teil on ka kamin siin, et kui maja külmaks läheb, et siis on midagi puidugi teha. Ma mõtlesin, et tee midagi. Ja mis sa seal Tallinnas ikka teed, ega Riigikogu liike ju midagi ei viitsi teha. Ja igav on seal ja ainult rumalusi teevad, siis on õhtul hea teha tööd, siis sai üks kell. Nii et ma loodan, et te leiate kuskile kella. Te olete alati väga täpsed olnud, aga kell läheb alati ära vaja. Ja kuna kevad on ja ma näen, et kuidas siin potilille ja kõiki asju on täna toodud siia, siis ma mõtlesin, et ega mis ma ikka toon, et kõige olulisem on Isamaa. Ja ma saan aru, et Pajusi külaselts on peaaegu nagu Isamaa.
erakond, ega siin ma ei tea, kas mõni on, kes ei ole erakonnast, siis ma mõtlesin, ma toon teile Isamaa turvast, et te saate siis oma lilled kõik ära istutada, mis vaja on. Et jõudu jakti ja kui puudu tuleb, siis homme tulge Vaiatusse radale ja nädala pärast Jõgevale, siis saab sealt rohkem. Aga edu jaksu ja olge sama tublid, kui te olete olnud, ärge rohkem olete tublid, ma ütlen teile ausalt, teised on niivõrd kadedad teie peale, et sellest võib tulla pahad. Püüdke nagu natukene, niimoodi, mitte kõikides asjades kõige parem olla, aga praegu tundub küll, et näed, Lustivere tuleb, ütleb, et on järgmine küla, ütleb ja on, ega see vaatasin, ega isegi Põltsamaa lossis on küll seal nagu muuseum, aga isegi sealt oli väike kadeduse pisik oli sees, ma nägin, et ega teil on nagu juba puhkem kui see mõisa kompleks või lossi kompleks, peab ütlema, kuidas seal Põltsamaa, nii et veel kord edu jaksu ja aitäh teile kõigile. Ma nüüd teen videokorduse, aga enne just alustasin oma sõnavõttu, et Aivar Koka 2021. aasta kõige suurem katusse raha on siin Müüris ja Lipuväljakus. See summa oli... Ei, mina mäletan midagi. Mina ka ei mäleta. Neid asju ei tohi kõva häälega midagi rääkida. Sinu panus meile on tohutu. Seda ei saagi sõnadesse panna. Sellepärast, et sellest ajast, kui me siin hakkasime tegema, hakkasid sa meid aitama. Siis, kui juba tegelikult olid sina süüdi, et sa tegid ilusa selle kabeli. See oli Kauni kodu üleandmisel, tegelikult me saime, me teadsime enne võib-olla, aga see oli esimene kord, kui saime aru, et veregrupid on sarnased. Jah, just nii oligi. Ja pidevalt iga aasta, mitte ükski aasta ei jäänud vahele, kus sa meid pole aitanud. Ja see on siiamaale toimunud. Ma tänan sind väga. Arvan, et sellist kruusi sul ei ole. Ei ole, kus mul nii uhke majaga, vaata, seda ei saa nüüd koju viia, naine tahab samasugust kodu endale äkki. Jälle jama. Just, nii et suur aitäh sulle. Kandlemängija Martin Arak, ma olen siin käinud Pajusi kultuurimajas mängimas aastal 2022. Kes kohal olid, võib käed püsti tõsta. Kus on minu kodu, kaugelt tervisi saadan ma sul. Üksi rändan ma võõrama radu,
kuulata. Ja eriti veel sinul, kus sa mikrofoni ei kasuta, mitte midagi, see tuleb sinu seest ja see mängib ka sinu seest. Ja sa oled siin külamajas ka korra käinud. Ja kultuurimajas ja olen siin isegi seal kõrvalmajas. Mina pole siin investeerinud, kuna isegi järjest huvitavalt. Noh, suppi ei võtagi või? Ei, no seamoodi sööb hakkab. Pane siis välja laua peale. Kas supp söödud juba? Varsti. No kui viimaseks jääte ilma? Ei ole, selles mõttes ega jagaja oskab jagada ja tegija oskab teha. Loodame. Ikka mäletan ma taati, jalul vara valges saati, ikka oli mõni töö tal pooleli. Elu oli lapsest saati, tööle sundinud mu taati, juba siis, kui talus karja saadeti. Sellest ajast rääkis mulle, kui ta voolis pajupille ja ta lõpetuseks lausus ikka nii. Kuigi elu olnud kergel leidus siiski küllap õnne, aga sellest alles hiljem aru saad. Kuigi elu olnud kergel leidus siiski küllap õnne, aga sellest alles hiljem aru saad. Kauge aeg, kaugelt vaadates veel ilusam ta näib. Kauge aeg, kaugelt ilusam veel aju meil näib. Kauge aeg, kaugelt vaadates veel ilusam ta näib. Kauge aeg, kaugelt ilusam veel aju meil näib. Oli palju muret näinud, oli võõrsegi ta käinud, oli näinud nälgas sõda tõbesi. Kuid ei iial vandnud alla, kuidas elu ka ei talland ja ei tunnistanud võõraid tõdesi. No proovi järgi, kas on hea ka. Kindlasti lõhnab juba hästi. No, siis sa koju minna ei saagi nii kauga suppi. Õnneks lõtsapäeval saab jälle. See ei ole enam kaugel. No ootame seda päeva. Tänane päev läks vist korda. Väga. Ilus ilm ja. Ilm oli meie poolt. Just. Ja tore esineja ja. Oli. Ja rahvast paras jagu ja. Jah, et ei ole suurt sabelimist. Ja süda on rahul. Väga hea kuulda. Käinud teed, mis siit on kaugel, näinud maad, kus aeg ei rauge, jalg on astunud suurde linna, rauast truun viib lennul sinna, oma maale, omade hulka, võõral maal, hing veripunane. Hing veripunane. Ailin, kas supilusikad on veel? Niimoodi teed 4. Nüüd lõikad järgmised, niimoodi ja need. Nüüd teed järgmised. Nii tead, sul kindlasti alati võrstükid. Muidu äkki keegi ütleb, et ma sain suurema ja see paned need, mis ette ja need paned suhu.
tõsta koos selle jalaga. Külla teed.